Ukraina ühe telefonipetturite võrgustiku üks ja oluline juhtfiguur Artur Jermolaev on videoteel ühenduses Harju maakohtuga. Mask igaks juhuks sees, et enda identiteeti varjata. Ilmselt juba paari tunni pärast on mees vaba, sest Harju maakohus kinnitas täna tema karistuse kokkuleppe menetluses. Kuigi vanglakaristus oli selle osa, siis seda ei pöörata täitmisele. Reaalselt vahi all viibis ta siin 5 kuud, alates detsembri algusest. Kuritegelik ühendus teenis hinnanguliselt investeerimiskelmustega aastal 2017 kuni 2022 vähemalt 100 miljonit eurot. Sellest maksis ta riigile kokkuleppes tagasi 8,5 miljonit, mis on kõigi aegade kõige suurem summa, mis Eestis karistusena määratud. Minu teada ka, tegemist on tõesti kolossaalse summaga ja nagu ma kinnitasin, et tegelikult need läbirääkimised selleks, et seda kompromissi saavutada, kestsid mitu kuud. Et me oleme prokuröriga vaielnud tegelikult kõigi kokkuleppesse lõpuks kirja läinud tingimuste üle, nii kvalifikatsioon kui süüdistuse sisu, ka muud tingimused, karistus loomulikult ja konfiskeerimisele, ma rõhutan, asendus konfiskeerimisele kuulub summa. Kas see 8 miljonit, 8,5 miljonit oli esimene pakkumine või see oli pakkumine, mis kujunes välja juba teil läbirääkimistel prokuröriga? Kõik läbirääkimised, mida peetakse kokkuleppe menetluses, on konfidentsiaalsed ja ma pean sellest konfidentsiaalsusest lugu, et need tingimused ja läbirääkimiste sisu avaldamisele paraku ei kuulu. Alguses oli suurem summa? Andsin juba vastuse teile. Uurijate jaoks oli see samuti väga keeruline töö, sest tegemist on sellise pettuse liigiga, mida jälitada on väga raske. Seda enam, et põhiline tegevus toimus kolmandas riigis ehk suures osas Ukrainas, kus kõnekeskusid asusid. Selle uurimise käigus analüüsiti läbi üle 300 terabaidi andmeid. Kindlasti võib öelda, et see oli keeruline ja meie vaates just organiseeritud kuritegevuse uurimine on üliraske, sest reeglina need isikud ise seda kuritegevust ei puutu käega nii-öelda ja teha seda uurimist selliselt, et kurjategijad ei tegutse Eestis, oli topelt keeruline. Aga ka tõepoolest erinevaid metoodikaid kasutades ja sõna otseses mõttes kõiki seaduses kirjeldatud võimalusi kasutades saadi tõesti need tõendid kokku ja täna see otsus ära tuli. 8,5 miljonit eurot on kantud vastavale deposiitkontole ja see liigub edasi nüüd Maksu- ja Tolliameti hallatavale arvele. Sellest läheb suurusjärk 5,4 miljonit tagasi ohvritele. Me saame ikkagi raha tagasi maksta kindlasti ainult nendele isikutele, kes konkreetselt selle kuritegeliku ühenduse ohvriks langesid. Ja enne kõike me räägime siin inimestest, kes langesid investeerimispettuse ohvriks sellel ajavahemikul, siis kui need süüdivad Arturile siin ette heideti, ehk siis 2017 kuni 2022. Kui suured on kõige suuremad summad, mis tagasimaksmisele lähevad vähemasti suurusjärgu? Taaskord lõpuni selgub alles siis, kui me oleme iga inimese juhtumid üle vaadanud ja ka temaga ühendust võtnud, sest paljud inimesed ei ole nendes meie loetelus olevat inimete hulgas ei ole ka kuriteoteadet teinud. Seetõttu väga täpselt ei oska öelda. Hetkel teadaolev kõige suurem summa on 6-kohaline. Selle kaasusega seoses on veel 3 isikut Euroopa vahistamismääruse alusel tagaotsitavad. Summa, mis aga teada oli ju 100 miljonit. 8,5 sellest ära anda on ju piisake meres. Ma mõistan, et esmapilgul võib selline mulje jääda, aga meie jaoks olidki olulised need 100 Eesti inimesed, kes on reaalselt pihta saanud selle varalise kahju näol. Ja see kiire protsess, see summa kohene hüvitamine juba enne kokkuleppe sõlmimist võimaldabki meil nendel inimestel selle raha tagasi tuua. Teine alternatiiv oleks olnud see, et me oleks valinud nii-öelda pikema tee, ehk siis üldmenetluse protsessi, kus inimene eelduslikult oleks süüdi võib-olla mõistetud, saab pika vanglakaristuse, aga sellist summat me ei oleks suutnud tõenäoliselt sellisel juhul tagasi tuua. No neid inimesi, kes selle grupeeringu tõttu Eestis petta said, on kindlasti 10 000. Nendel ei maksa kohe praegu hakata politseisse helistama, et kus minu raha on. Teiega võetakse ise ühendust, võetakse politsei poolt ühendust ja kindlasti nendes telefonikõnedes ei küsita teie PIN 1 ega PIN 2.